Olen Tuuli Koitjärv. Tutvustan täna teile sellist lehekülge, kus saab luua toredaid töölehti väljaprintimiseks. Pilte on võimalik valida hästi erinevatest kategooriatest ja saab juurde lisada ka teksti. Keskkonnal on selline vahva pealkiri, nagu tõlkes võiks olla siis kõverad kurvilised nuudlid. Vaatame seda lehekülge lähemalt, mis siin teha annab. Kõige üleval näeme erinevaid kategooriad: värvimise lehed, kirjutamise lehed ja väikesed raamatukesed, miniraamatud ja ka lemmikud. Kui te soovite teha konto, siis salvestuvad sinna teie lemmikud ja saate hiljem neid vaadata. Kuid siin keskkonnas saab toimetada ka täiesti ilma kontot loomata. Kui me oleme valinud kategooria värvimiseks lehed, siis me näeme, et siin on omakorda võimalik valida teemad alamkategooriatest: loomad, poisid, ehitised, värvid, toit, tüdrukud, tähtpäevad, tähed, kuud, muusika, loodus, numbrid, inimesed, religioon, kool, sport ja transport. Ja valime võib-olla alustuseks looduse teema. Pärast teema valikut kuvatakse meile hulgaliselt erinevaid lehti, mis on teiste kasutajate poolt juba loodud ja nagu te näete, nendel lehtedel on ka mingisugune pealkiri olemas juba. Looduse kategoorialt avatakse meile veel erinevaid kategooriaid, näiteks kui meile sobib praegu suveteema, siis võime valida suveteema, kui sügise teema, siis sügise teema, lilled ja nii edasi. Võtame hetkel meie suveteema. Nüüd me näeme, mis pildid meile siin ette kuvatakse ja nende piltide hulgast võimegi oma valiku teha. Ja me võime valida näiteks selle lehe siit, siis tuleb klõpsata meil pildile ja nüüd on võimalik meil eestikeelne pealkiri sellele töölehele panna. Lisaks on võimalik meil valida, missugune see pealkiri näeb välja, kas sellised tume tekst, boldis tähed või siis sellised katkendliku joonega pealkirjad kursiivis või normaalne kirjalaad. Ja paneme siia näiteks pealkirjaks kohtumiseni rannas. Ja submit klõpsates kuvataksegi kohe meile meie tööleht. Ja kuni 30 tähemärki on võimalik lisada siis. Samas, kui me nüüd soovime teistsugust kirjastiili siit, siis tuleb see valik teha, aga antakse ka kohe võimalus teistsugune tööleht teha, kus õpilane ja laps saab ka ise seda sama teksti uuesti kirjutada, vaba kirjutamise joonega. Klõpsame siia alumisele pildile ja näeme, et kohe sama tekstiga oleme saanud ka sellise värvimise lehe, kus on ka õpilasele all vaba joon olemas tähtede kirjutamiseks. Nii et need on 2 erinevust. Aga siin üleval te näetegi, et me oleme automaatselt jõudnud teise kategooriasse, kus ongi kirjutamise töölehed. Esimene oli siis värvimine, pealkiri lehe ülaservas, aga teine rubriik on selliste töölehtede jaoks, kus õpilane saab lehe allservas ka ise seda tähte kirjutada. Ja nüüd edasi vaatame väikeste raamatute koostamist. Raamatute koostamiseks on võimalik siis valida
erinevaid kujundusi. Siin me näeme valmis miniraamatuid, mis on 4 pildist, mis koosnevad 4 pildist, tähestikuraamatud on siin näha. Võib see raamatu koostamisel valida 4 pildist koosnevat, 2 pildist või 1 pildist koosnevat raamatut. Ja nüüd võime alustada kas klõpsates siia stardi peale või make your own book, et loo oma raamat. Ja kas me tahame, meilt küsitakse, et kas me tahame oma mingisugust vanad tööd uuendada või uut päris luua. Teeme nii, et me loome praegu päris uue raamatu ja nüüd näetegi automaatselt on siin peal meil aktiivne kujunduse valimine, kas 4 pildist, 2 või 1 pildist. Võtame meie praegu 2 pildist koosneva raamatu ja paneme pealkirjaks koduloomad. Nüüd tuleb meil valida pilt ja valime näiteks koera pildi. Nüüd tuleb meil pildipangast valik koeri ja võime valida siia kas ühe sõna või pikema teksti. Koer on majavalvur. Siia võib ka mõistatusi kirjutada, mis sobib siis. Ja nüüd jällegi on sama, kas me tahame boldis või katkendliku joonega kirjastiili. Nii, alumisele valime kassi ja jällegi pildipank annab meile värvimiseks toredad pildid ja kirjutame, kass on hiire kuningas. Nüüd võime veel edasi siin täiendada ja juurde lisada ridu, aga kui siis lihtsalt punasest ristist saame sulgeda need tühjad, sest kui me neid ei sulge, siis meil ei lubata tühjadest lehtedest. Ja nüüd lõpuks ongi create your minibook. Neid siis pärast õpetaja katab või ka siin ongi siis meil kenasti näha, et meil on 2 pilti. Esimesele valisime katkendliku kirja nuudlite leheküljel.